Tere hommikust, on käes 1. mai, meil on siin praegu kell 11 umbes või täpselt 11 läbi 1 minut. Ja me oleme siin täna siis kodus, nagu te näete, ja plaanis on meil siis täna teha päris palju asju, et kuna täna on niisugune kodune päev ja tahaks seda maksimaalselt produktiivselt teha. Õues ei ole just kõige, vihma ei saja, aga on pilves ja midagi erilist õues ei ole, ühesõnaga õue ei kutsu ja seega tahaks teha täna toas igasugu asju. Näiteks mul on siis plaan minna kohe duši alla ja siis mul on siin arvuti kõrval, ma teen tööasju pisut, mul on väike to-do list tööasju teha, ma pean kliendi päringutele vastama, ma pean mõned lepingud vormistama, siis on vaja veel nipet-näpet teha, mõned arved välja saata ja siis ostsin Melindale uue selle turvatooli ja see teine turvatool, mis on Isofixi aluse peal, oli mul ikka veel autos ja Herman nüüd lõpuks võttis selle mul autost välja ja ma plaanin selle siis täna ära puhastada ja teha pildid ja panna selle müüki. Ehk siis Sirona set oli see vist ja Isofix alusel ehk siis komplektis plaanin müüa, nii et kui kedagi huvitab, võtta ühendust, saame kokkuleppele, leiame mingi sümboolse hinna sellele. Ja siis tahtsin täna kindlasti ära puhastada selle, kui te mäletate Vlogmassi ajal, me tegime välisukse juures, panime neid kleepsusid Melindaga, need lumehelbed, igast siuksed asjad. Et ma tahaks selle klaasi nüüd ära puhastada, et jõulud on ammu läbi ja talv on ammu läbi. Teeks selle puhtaks, aga Temust, need kleepsud on siis Temust pärit ja seal väidetavalt oli, et neid on lihtne eemaldada klaasilt, aga reaalsus on see, et nad ei tule nii lihtsalt sealt maha. Nii et ma pean leidma mingi variandi või ma ei tea, kas ma üldse jõuan seda täna teha, et ma natuke kraapisin, võib-olla ma teen osaliselt seda ja siis sest ma ei taha tervet päeva selle peale kulutada. Aga ma teen midagigi ja siis teinekord jälle midagigi. Et jälle, et kui teil on mingeid häid nippe, kuidas saada mingit kõva kleepsu, mis on nagu kinni jäänud klaasi külge, et kuidas seda sealt lahti saada. Ma loodan, et te kuulete mind, Melinda, teeb taustal müra. Ma loodan, et see mikrofon kuidagi kompenseerib. Aga jah, ühesõnaga sellega siis tegeleks täna ja mul on õues veel ema-isa käisid meil eile külas, nad panid meile ukse sulguri, paigaldasid ära välisuksele ja siis ema tõi mulle ka enda aiast mõned taimed, ilmselt ta vist korrastas omal peenraid seal, eraldas mingeid tütreid vist seal natukene, ühesõnaga lahutas vist neid taimi seal omavahel. Ja siis ta tõi mulle ka paar taime, et ma paneks need ka peenrasse ära mulda sisse ja midagi nagu õues peaks tegema. Ja mul on tegelikult vaja katteloore panna veel osadele kastidele, mida ma oleks pidanud tegelikult ammu tegema. Ma ei tea, kas äkki ma olen hiljaks jäänud, aga ma siiski panen ära. Ja ma arvan, et tegelikult tahaks veel teha kontorituba korda, ja vannitoas oleks vaja sahtlid korda teha. Aga kas me jõuame seda teha täna 1. mail või nädalavahetusel, eks siis paistab, teeme järgi mööda. 2. on meil tööpäev, aga me oleme kodukontoris, aga äkki jõuame nädalavahetusel teha, sest nädalavahetus, ma ei tea, kas oli nüüd ilus või sadas, et viimasel ajal on siin väga märjad ilmad olnud, ei ole väga mõnus olnud. Nii, ma olen nüüd oma tegevustega jõudnud õue, siis ma mõtlesin, et näitan siis, et mis mul siin aias on tärkama hakanud. Et mul on siin üks peenar, kus mul on pandud siis herned. Mul on pandud sinna teise otsa üks mingi 1,5 meetri jagu on pandud rediseid ja porgandeid. Ja uskuge või mitte, aga hernes on mul juba tärganud. Hernes on mul siin, ilusti läheb seal. Pikk rodu kenasti siin all. Panen selle kinni tagasi ja vaatame siis, kuidas redisel läheb. Ja redisel ja
porgandil siis. Siin on mul redised paistavad. Proovisin panna need nii hõredalt, et ma ei peaks harvendama väga palju. Ja porgand on seal tagapool, aga seal väga mõned paistsid, aga redis on oluliselt rohkem tõusnud. Porgand oli mul siinpool näha. Midagi väikest siit tuleb. Siin on porgand. Aga siin on jah redis. Nii, panen kinni tagasi. Siin on mul ka sibul tulemas. Sibul on mul jätkunud katteloori. Siin on mul pandud ka salat. Seal ka midagi juba tõusis, aga ma ei viitsi praegu. Seda oli juba keeruline tagasi panna. Seda katet, et ma praegu ei hakka seda näitama. Neid nagu nii kergesti ei näe. Aga siin ma olen nüüd terve päeva nokitsenud ja terve see ala siin on mul erinevaid sibultaimi täis. Ma natuke mõned liigutasin ümber siin paremale kohale. Siin on mul veel see vana peenar. Mul on nii naljakad tulbid. Niisugused lainelised, ma ei saagi aru. Kas nad peavadki siuksed olema? Ja kuidagi lühikesed on. Aga õienupud juba paistavad. Vaatame, millised, ma ei mäleta, millised nad mul välja nägid. Aga, ja need, ma ei mäleta, mis lilled need on. Need vist ei ole tulbid, ma ei tea. Aga jah, et see kõik on mul siin nüüd sibullilli täis. Siin on otsa peal on nüüd mul ema andis. Ma ei mäleta, mis selle lille nimi oli, aga andis mulle mõned taimed, mis ma panin sinnapoole otsa siis. Ja siin on mul nüüd kõik täis taaliaid, gladioole, 2 liljat, siis olid tulikad, siis olid hostasid panin ja midagi jäi mul mainimata või? Ja siis ma panin ära need ülasellised ja freesiad. Vaatame, mis juhtub. Ma pole ühtegi nendest taimedest kunagi mulda pannud ise ega kasvatanud, nii et täitsa vabalt võisin midagi valesti teha, aga eks siis paistab, kas midagi tärkab ja kuidas nad tärkavad. Aga praegu siis ma lähen tuppa tagasi. Teen siis tubaseid toimetusi nüüd edasi, et küüned on mul nüüd kõik mullased. Teen need puhtaks ja ma tahtsin ühte asja veel teha, et ma ostsin endale ühe põnev asja. Ma ostsin endale murukäärid. Need on Saku murukäärid ja nendega ma saan siis teha peenraääriseid, kuhu muruniidukiga ligi ei pääse, puude ümbruseid, põõsaste aluseid ja siis nende elupuude aluseid ka. Meil ei ole need multsitud, et siis muru liiga kõrgeks ei kasvaks seal. Aga jah, päike tuli välja, mõnus ja praegu lähen tuppa ja teen siis need toimetused, mis mul oli toas plaanis teha. Sellised näevad minu käed välja nüüd. Vaatame, kas ma saan need puhtaks. See on natuke paremas seisus. Jaa, me tegi nalja. Lapsed tegi nalja ka. Tal on lõõmus. Lapsed tegi nalja. Pikk, lapsed teeb nalja. Näita nüüd oma patsi. Näita, missugune välja tuli. Tee keeru. Keeru tee. Väga ilus. Nii, lähme siis nüüd putru tegema. Paneme tuuli tagasi. See on loobune. See on krunn hoopiski. Väike krunn tuli. Nii, lähme nüüd teeme süüa hommikusööki. Loobune. Ja, ära katki tee. Ära tee katki. Last olla. Mis sa teed? Ma segan. Nii, aga ma arvan, et rohkem ei pea segama, eks? Nüüd peame ootama. Paneme nüüd lusika siia niimoodi. Nii, ja nüüd ootame. Pudru hakkab soojenema. Okei? Täna me teeme siis hoopis teistmoodi putru. Me teeme täna quinoa amarandi putru. Amarandi. Amarand. Jah, õige. Ja sinna sisse purustame veel banaani, siis
ja paneme rosinad. Kas sa tahad rosinad ka panna pudru sisse? rosin ja Ja siis võtame rosinaid ka. Nii, nüüd rosinad. See oli kõik rosinad, mis meil olid. Ma panen need nüüd siia vette. Natukese ligunemad lähevad pehmemaks. Ja üldse loputame tolmu maha. Järgmiseks võtame banaanimelinda. Võtame banaani. Võtame siit kohe selle suurema banaani siit. Ja me purustame lihtsalt kahvliga banaani sukseks püreeks. Smashime ära. Ja pärast siis, kui meil on see pudru enam-vähem nagu juba pudru moodi, siis me kallame sinna rosinad, natuke segame ja siis segame banaani ka sinna sisse. Ja see on tegelikult väga maitsev pudrumelinda ja väga tervislik. Vaatame, mis meil välja kukub. Tere hommikust ei olegi öelnud. Täna on siis reede, on 2. mai ja on hommik, just ärkasime ja meil on siis nüüd praegu siis valmistame seda quinoa amarandi hommikuputru banaaniga ja rosinatega. Ja järgmise, tähendab Melinda, mis kell on? Kell on 8:51 ja 9:30 pidi tulema meile keegi siia seda tüllamellkardinat parandama, et meil on sellega veidikene probleeme. Et meil on siis siin üks tükk lahti tulnud ja lisaks ei taha liikuda meil siin hästi selle siini peale, ta jääb vahepeal täitsa kinni siin. Ja nad pidid tulema siis seda parandama. Et jah. Ja siis meil on veel vahepeal jõudnud telekalaud, aga telekalauaga oli ka selline õnnetu olukord, et see oli transportimisel vist vigastada saanud, et me peame selle tagasi saatma, selle pikema jupi just. Ülejäänud oli korras, aga see pikem jupp tuleb meil tagasi saata ja vist on uus tükk juba teele saadetud, et see on, tuleb Hispaaniast. Et jah, me näitame siis muidugi, kui see on meil kohal ja kokku pandud. Aga nii, ja siis sööme oma hommikusöögi ja minul on ju täna täitsa tavaline tööpäev ja isegi üks koosolek on või videokõne. Ja siis algabki nädalavahetus, nii tore, et üks päev niimoodi üle 1 päeva tööd teha oleks väga tore. Aga jah, siis algab nädalavahetus ja loodame siis, et ilmad tulevad ilusad, et see üks päev oli siin mega vihmane ja kõik ujutas. Et loodame, et tulevad paremad ilmad nädalavahetuseks ja saaks midagi õues teha toredat ja jah. Muide, ma olin veel siin mures, et mul hernes ei tõuse, et ma panin tuppa ka herne. Aga mul ikka kastis seal tõusis ja mul on toas ka ühed herned, et ma nüüd ei teagi. Äkki ma ikka torkan kuskile sinna kasti. Nädalavahetusel ma arvan, ma peakski juba tegelema, et siin juba tahavad hakata ronima. Ja ma pean ka mingi ronimissüsteemi nendele välja mõtlema, mingid toikad muretsema. Selline tuli siis meil pudru välja. Paneme kaneeli peale, Melinda tahtis mett ka, et ta on siis selline siuke kihiline ja mega magus. Kindlasti soovitan proovida, ainuke miinus on selle juures see, et seda keetmise või see valmistamise aeg on hästi pikk. Ei, mina ei sega, sina ise segad, eks. Aga nüüd lähme ülesse, emme peab tööd tegema, sina oled ka siis minuga seal. Nii, sõbrad, käisin jälle poes ja teen jälle hauli. Käisin siis toidupoes ja astusin läbi ka Pepkost ja Pepkost sain Melindale mõned mänguasjad, sain talle sellise ussikese mängu magnetitega, vaja ussikesed siit kätte saada. Ja siis sellise põneva mängu ka, kus saab seda... Herman, mis selle mängu oli? Vaata, puidust on ka need klotsid, kus sa pead laduma ja siis vahelt peab tükk ära võtma. Kuidas see nimetati? Hea küsimus, kuidas nimetavad seda mängu, aga ma arvan, et see on mingi
ma ei mäleta. Ma ei tea, mis nimi see on konkreetselt. Mitte jätsi ja mingi janki või mingi. Mina ei tea eesti keeles. Ühesõnaga, see on seesama mäng, aga see on nagu siis täringu veeretamisega, et veeretad täringut ja siis peab see värv, mis tuleb, siis seda värvi tüki peab välja võtma siit. Ja see on nagu vanusele 3+ ja siin me saame põhimõtteliselt terve perega seda mängida. Et siuke proovime, kas Melinda nagu oskab mängida seda. Nii, ja siis ostsin poest taskurätte, sest minul on kogu aeg nohu. Ja veel meil on täna plaanis teha pastat õhtusöögiks, siis ostsin selliseid tagliatellesid munaga. Ja siis leivakrõbuskeid. Siis pasta peale sellist mingi spetsiaalne pasta jaoks riivitud juust. Siis peekonit plaanime teha siis pasta boloneeset. Siis selle pasta jaoks purustatud tomatit. Neid ma võtsin 2 tükki, ikka võib 1 olla tagavaraks ka. Siis ma võtsin iseendale micellaarvett, see on mingi C-vitamiiniga. Ja siis oliive. Need on siis Kreeka oliivid, Kalamata oliivid. Siis Kreeka juustu, mida on hea salati sisse panna. Siis veel oliive, need on nüüd Hispaania oliivid. Need on tavalised. Muide, mis case sellega on, et Eestis ei müüda anchoovise täidisega oliive või neid müüakse aga nii, ma ei tea, Selverites, tavalistes toidupoodides peaaegu mitte kunagi ei ole neid. On mingid muud tšilliga ja sidruniga ja paprikaga ja ma ei tea millega, aga anchoovisega ei ole, mis on minu meelest kõige paremad. Siis mul on plaan teha täna maiuspalasid tatlitega ja selle jaoks on siis mul ostetud selline tume šokolaad, see on 80% ja ilma lisatud suhkruta. Siis mul on siin biomarketist ostsin neid kooritud, mis need on, pistaatsiapähklid. Siis kooritud ja maitsestamata. Siis ma võtsin niisama kräkkereid, mingid soolased, mida hea krõbistada. Siis mul on, kuna emadepäev on tulemas, siis ühed toredad sokid, mis ma mõtlesin oma emale kinkida. Siis selliseid bio maiuspalasid, mida saab Melindale anda siis vitamiinidega ja naturaalse suhkruga. Melinda juba nägi. Need läksid kappi, täna ei saa. Ja siis iseendale võtsin ka pistatsiot. Melinda kohe nägi, kui ma võtsin need kommipakid välja. Tal oli kohe silmad nägid ja kõrvad kuulsid. Ja siis küüslauku, mida on ka pastale vaja. Ja veel, mul oli siin üks seal tefloniga kaetud see ahjuvorm. Ja see teflon hakkas maha tulema ja siis mõtlesin, et parem on osta selline klaasist. Herman, vaata. Ostsin sukse suure klaasist ahjuvormi siis. Et enne meil oli see teflonist, vaata. Et siin ka saab teha seda, no igast ahjuvorme ja siis lasanjat saab ka siin teha. Nii. Ja see oligi kõik. Tänane ostukorv oli selline ja nüüd ma hakkan. Meil on siis selline plaan, et teeme pastat. Mina siis valmistan ette, lõikan sibulat, mis seal on vaja, porgandit, küüslauku, peekonit. Valmistan kõik, hakin ette ära ja siis Herman hakkab valmistama. Ja siis ma filmin veel, kuidas ma teen neid tatleid ka. Et ma arvan, ma seda pasta jaoks asjade hakkimist ma ei hakka filmima, aga seda tatlite valmistamises ma võtan teid kaasa.
nii, pasta valmistamine käib ja meil on siin ka magustoit siis. Ma lubasin näidata, et need on siis tatlid. Ma tegin tatlid pooleks, võtsin kivid välja ja nüüd siis siia peale ma panen kohe mõru šokolaadi. Nii, ja nüüd on siis, ma panin siia nendele peale peanut butterit, pähklivõit siis ja tumedat 80% šokolaadi sulatatud. Peale torkasin pistaatsiapähklid, panin ka kõrvitsaseemneid ja kõige peale kookoselbeid. Ja nüüd ma panen sügavkülma lihtsalt tahenema. Ja meil saab pasta kohe valmis. Ja siis magustoit on ka olemas autos. Ja liigun siis Tallinnasse, kesklinna liigun täpsemalt. Ja mul on siis aeg pandud 12:30 kosmeetikusse. Oi, kiirabiauto tuleb tagant. Nii, kas ma tõmban kõrvale? Laseme kiirabi mööda. Ja mul on siis jah, kosmeetika aeg pandud. Mul on siis tavapärane, mis nagu ma ikka käin, näomassaaž ja hooldus ühes. Väike treat myself day. Jah, käin seal ära siis ja siis pärast seda ma pean minema deposse. Depost on mul vaja siis soetada hernekepid. Et ma lihtsalt ostan nad valmis. Ma ei tea, kas ma need just peenrasse panen, aga ostan nad valmis. Ja siis mul oli veel depost vaja katteloori. Katteloor... jah, mul sai otsa, et mul on vaja juurde seda. Ja natuke teises mõõdus kui see, mis mul on. Nii, mul on nüüd kosmeetikus käidud ja mõnus ja värske on olla nüüd. Nagu alati pärast seda hoolitsust ja massaaži ja peaaegu jäin magama. Aga jah, ühesõnaga mul on seal nüüd käidud ja nüüd olen siis Depo parklas. Ja nüüd võtaksin depost omal need 2 asja. Nii, mul on nüüd depos ka käidud ja olen nüüd otsapidi jõudnud üldse Ülemiste parklasse. Ja siis mõtlesin, ma natuke räägin ka, et mis ma sealt Ülemistelt otsin. Ülemistelt otsin siis 2 asja ja ma arvan, et ma võtan tee peale omal ühe smuuti ka, sest kõht on nii tühi juba, kell on juba 14:42, et viimati sai söödud hommikusööki, nii et kõht on tühi juba. Aga nüüd siis astun Ülemistele ja sealt ma siis tahaks omale Apple Watchi osta, sest ma ikka tunnen puudust sellest, et nutikellakesest ja tahaks selle mugavusi kasutada. Ja mul on tegelikult olnud juba 2 Apple Watchi, see teine ongi mul siin ja ma võtan siit katki, ma ei tea, kas siit on näha. Ühesõnaga, mul on see klaasiserv on. Ma ei tea, kas te näete, jah, nüüd on näha. Et ta mul kukkus vannitoas põrandale, õigemini Melindal kukkus ja lihtsalt läks puruks. Ja samamoodi läks mul ka esimene Apple Watch puruks. Ja esimese ma vahetasin klaasi ära, aga pärast ta ei olnud enam niiskuskindel ja ma seekord ei hakka raha raiskama selle klaasi vahetuse peale. Et ma ostan uue ja proovin lihtsalt selle sissemakseks ära kasutada, et ta midagi ikka annab, et jah, ta ei anna nii palju kui terve kell, aga midagi vast ikka annab ja mul poleks nagunii midagi sellega teha. Müüki ma seda ju ei pane katkisena ja siis olekski, kas seisab lihtsalt või minema visata. Järsku saan midagi äkki ikka annab, ma ei tea, 50 eurot või midagi. Et jah, varuosadeks. Nii et lähen ja proovin. Ja teine asi veel, et siis ma tahaks mingid rasedaretuuse. Ma ei tea, kas siin H&M-is on see rasedate osakond ka. Vanasti oli, ma loodan, et on nüüd ka, et mugavaid lihtsalt niisama olemise retuuse. Tere, on juba käes esmaspäeva õhtu ja mul tuli meelde, ma unustasin täiesti ära selle eelmise vlogi ära lõpetada. Et pühapäeval jäi täiesti nagu pooleli. Aga jah, et ma siis käisin poodides, tegin oma need vajalikud ostud ära ja sain ka Apple Watchi.
Apple Watchi ma tegelikult sain kätte täna. Et siin ta mul on, ma ei ole veel kõikide funktsioonidega tutvunud ja mõned asjad on siin uued, nagu näiteks siuke asi. Oota, et ta reageerib sellisele liigutusele. Ja siis tal on mingid EKG ja mingid asjad on veel, mida mul eelmisel kellal ei olnud. Et ma kindlasti tutvun lähemalt tema funktsioonidega. Muidu ta näeb suht sama välja, nagu mul see eelmine oli. Rihmad ma tahaks võib-olla ära vahetada, aga praegu on ta selline. Ja jah, nüüd saan jälle äratust kasutada kella peal, ei pea enam telefoniga magama. Aga jah, ma tõmban siin praegu otsad kokku ja jätkame siis järgmises vlogis. Vaatame, mis toob, et mul hakkab varsti puhkus järgmine nädal, et siis ma ka võib-olla natukene rohkem jõuan vlogida. Aga praegu siis näeme varsti. Tšau! Ei, üks asi ma tahtsin veel öelda, et teeks äkki ära selle Q&A video. Ma pange siia selle video alla küsimused, mis te tahate küsida. Siis ma panen äkki Instagrami ka oma mingi selle question box'i või mis iganes asi see on. Ja ma panen sinna siis anonüümse, et kui tahate anonüümselt midagi küsida. Ja lihtsalt jälgige Instas, pange mulle follow link, minu see kasutaja on siin video all. Ja jah, et ma siis, kui tuleb normaalseid küsimusi, siis ma teen selle video, kui tule, siis jälle võib-olla ma ikka vastan, aga siis nagu jooksvalt video käigus. Aga jah, näeme siis järgmine vlogi. Tšau!